Laupäeva õhtul seiskas Põhja-Tallinnas trammiliikluse õnnetus, kus omavahel põrkasid kokku sõiduauto ja tramm. Pühapäev tõi rohkelt plekimõlkimisi terves Eestis. Ja järjekordselt läheb üks päästesõiduk välja, sellepärast et väljakutseid sellise ilmaga on üüratult palju. Ainuüksi tänase päeva lõunani oli Päästeamet saanud ligi 70 väljakutset. Tavaliselt on ööpäevas väljakutseid ligi 50. Aga võib-olla selline kõige tõsisem sündmus juhtus eile hilisõhtul Võrtsjärvel, kus seltskond 2 sõidukiga ja ATV-ga läksid jäärajale sõitma, aga kuna lumetuisk oli ikkagi väga tugev, inimesed eksisid ja jäid lumevangi kinni Võrtsjärvel ja päästed pidid siis need inimesed üles leidma ja kaldale tagasi tooma. Üks inimene anti ka kiirabile üle, kuna tal olid alajahtumise tunnused. Mis need inimesed siis ise enda vabanduseks ütlevad, et kas hull julgus või alahinnati seda ilma? Tavaliselt õnnetused juhtuvadki siis, kui inimesed alahindavad neid ilmastikutingimusi. Vigastatutega õnnetusi on ikkagi olnud. Mõned, nagu ütlesin, Tallinna-Narva maanteel on olnud eilse kohta on andmed olemas, seal ongi mõned vigastatutega õnnetused. Tänase kohta veel andmeid pole, aga kindlasti kõige suurem osakaal on niisugustes teelt väljasõitudel, mida on vähemalt, kui sa infotelefoni mõttes oleme registreerinud 50 tükki. Väljakutsete põhjused on erinevad. Tuulega on kukkunud puud tee peale, mis on takistanud liiklust, või siis on tugeva tuulega lendu läinud esemed. Halbade ilma ja teeolude tõttu on Eestis toimunud ka palju liiklusõnnetusi. Omavahel on kokku põrganud sõiduautod, bussid ja sõiduautod, samuti on teelt välja sõitnud liinibussid ning on olnud ka õnnetusi, kus erinevad sõidukid on jalakäijatele otsa sõitnud. Enamus liiklusõnnetustest on olnud ikkagi sellised, kus inimesed lihtsalt libisevad teelt välja. On olnud ka siin raskemaid liiklusõnnetusi, kus inimesed on viga saanud, aga õnneks selliseid surmajuhtumeid ei ole olnud. Inimesed on ka lumevangi jäänud. Sellise tugeva tuulega tekivad eriti kõrvalmaanteedel tuisuvaalud. Sõidukid jäävad lihtsalt nendes tuisuvaaludes kinni, jäävad hätta, hakkavad külmuma, helistavad 112, et pääste tuleks ja aitaks. Nädalavahetusel on tulnud kindlasti mitmeid teateid ja hea, et kodanikud teatavad sellest, kui teed ongi raskesti läbitavad ja oleme omalt poolt kõik teinud, et teehooldajad nendele kindlasti reageerida kiiresti saaksid, nii et selles mõttes varuda kindlasti kannatust ja olla valmis, kui asjad juhtuvad, olla valmis ka selleks, et võib-olla natukene siis oodata ka näiteks väljatõmbamise või päästjate saabumist. Ka Päästeamet soovitab kõik mittevajalikud sõidud praegu tegemata jätta. Kes siiski sõitma läheb, peaks autopaagi täis panema, soojad riided autosse kaasa varuma ning telefoni aku eelnevalt täis laadima.